Nii, tere juba lõunat vist saab öelda. Nagu öeldud, mina olen Kertu ja Marika on ka olemas. Ja Väga tore, kas mind on kuulda ka? sind on hästi kuulda ja. On kuulda? Ja on. Nagu Mai juba väikese sissejuhatuse tegi, siis me jagame täna mõtteid tuleviku omavalitsuse teemadel ja räägime sellest, et kuidas see ikkagi selle täiskasvanu õppija teemaga seotud on. Aga me leppisime Marikaga kokku, et me natuke avame veel üksteise kohta sellist iseenda kohta tausta ja siin on selline värvikas pildigalerii erinevatest seiklustest ja töistest tegemistest, kuhu Elva vallas koos töötatud aeg meid on viinud. Ja Mai juba ütles, et mina olen tänasel hetkel Elva valla abivallavanem, tegelen tegelikult hoopis arengu ja planeeringu ja ettevõtlusvaldkonnaga, ja varasemalt kogukondadega koostöö mina väärtusliku kogemusena toon just välja selle Elva valla ühinemisprotsessi ja kõige selle juurde kuuluva. Aga olen varasemalt töötanud ka startupis, Click and Grow, ministeeriumis, konsultatsiooniettevõtetes. Marika. Ja tere, et minul on 7 aastat omavalitsusjuhi kogemust, millest siis tõesti 5 me tegime koos Kertuga ägedaid asju ja meil oli suur eesmärk viia siis Elva vald maailma parimaks omavalitsuseks. Täna ma olen jätkuvalt volikogu liige Elvas, aga tõesti töised teed on mind viinud hoopis ministeeriumi tasandile. Olen kultuuriministri nõunik ja pean tunnistama, et ikka väga sinna riigi tasandile on seda KOV-vaadet vaja. Ja miks just julgeme siin ka täiskasvanud haridusest rääkida on see, et ma olen lõpetanud ka haridusinnovatsiooni, magistriõpingud ja tegelikult kõik minu varasemad lõputööd, mida on vist kokku 4 olnud, on alati seotud olnud kohaliku omavalitsusega. Ehk siis ma olen nagu tõesti mega fänn ja tegelikult olen ma loonud ka ühe ettevõtte, et kohe kui ministeeriumisse on tulema, siis ongi minu suur unistus ja soov siis inspireerida omavalitsusjuhte ja haridusjuhte siis rohkem nii-öelda loovalt mõtlema ja juhtima ja strateegiliselt siis planeerima. Aga tõesti see Kertuga koostöö on olnud üliäge. Meil peab ikkagi tunnistama, on selline säde täiesti olemas ja alati, kui me kokku saame, siis uued ägedad ideed lendavad. Nii et vaatame, mis siis täna juhtuma hakkab. Steve Jobs on üks minu selliseid lemmiktüüpe. Minu arvates tema ikkagi kajastub täiesti või esindab sellist loovat mõtlemist, teistmoodi mõtlemist. Et üks selline kuulsam võib-olla tsitaat, millest oma elus on lähtunud, ongi think different ehk siis mõtle teistmoodi. Ja see on tegelikult olnud see, mis meid ka Elva vallas ja ka täna nagu on kannustanud. Ja kui me mõtleme sellele tuleviku omavalitsusele, siis on vaja võib-olla korraks pilk vaadata tagasi. Et kui me mõtleme umbes 15 aastat tagasi omavalitsusi, siis need probleemid ja teemad, millega me tegelesime, olid hoopis teistsugused. Meil oli palju rohkem tähelepanu sellele, et meil oli vaja hooneid korrastada, teid korrastada, nii-öelda remontida ja me väga palju auru panime sellele betooni, et üldse luua see keskkond, kus siis toimetama hakata. Kui me täna vaatame, mis võiks juhtuda 15 aastat edasi, siis ma julgen öelda, et üks mõte, mille täna siit kaasa võiksite võtta, ongi see, et juba täna on, aga 15 aasta pärast on järjest rohkem keskmes ikkagi see inimene. Ja selle inimese nii-öelda areng, see, kuidas inimene ennast tunneb hästi oma kodukohas, et see on see, millega me peame omavalitsustena oluliselt rohkem tegelema hakkama ja nii-öelda see betooni teema jääb tahaplaanile. Üks mõttetera, mille me täna siia panime, tuleb ka Steve'ilt, on see, et kliendid ei tea, mida nad tahavad, kuni me seda neile näitame. Ehk siis see on üks selline oluline mõttekoht, et meie ikkagi omavalitsustes juhtidena peame nii-öelda olema see juhtiv pool, kes astub dialoogi, kes pakub inimestele nagu võimalusi, sellepärast et me ei saa nagu mõelda umbes niimoodi, et aga keegi ei ole seda meilt küsinud, keegi ei ole seda meilt nõudnud, keegi ei ole meile seda öelnud, et nad tahavad. Aga meie inimesed isegi ei pruugi teada, et nad seda tahavad enne, kui see on neil käes. Olgugi siis mõni e-lahendus, mõni uus koolitus, algatus, mis iganes, et meie peame omavalitsustes olema see ajutrust, kes siis mõtleb sellele tulevikule.
Ja et ennem kui ma selle muutuva omavalitsuse selgituse juurde jõuan, võib-olla veel kommentaariks Marika lõpetatud mõttele, et teid ennem kuulates siin need teemad, mis te välja tõite, alustades siis meestest, kes ei ole võib-olla haridusmaastikul niivõrd aktiivsed. Siin võib olla samamoodi see sama case, et võib-olla ta ei teagi, mida üldse on pakkuda ja mida oodata ja mis on teistmoodi siis, kui see samm on astutud või muutus on tehtud. Aga Marika põgusalt mainis ka, et tänane omavalitsus on päris palju erinev sellest, mis ta oli 10 või 15 aastat tagasi. Ja traditsiooniliselt võib siis öelda, et omavalitsus on olnud eelkõige siis selline teenuste pakkumiseks, territooriumi haldamiseks, aga tänasel hetkel me ju kõik juba näeme seda, et tegelikult on muutunud väga selgelt ka inimeste ootus sellele teenusele, mida nad omavalitsuse poolt soovivad saada. Kogukonnad on mitmekesisemad, alates siis sellest, et meil on võib-olla erinevaid rahvusgruppe, lõpetades siis erinevate võib-olla muude teemade põhjal organiseerinud seltskondadega. Selge on see, et tänasel hetkel sellised klassikalised esinduskogud jäävad elanikest võib-olla pisut liiga kaugeks. Et ma ei tea, olete te vaadanud, palju teie volikogu istungeid järele vaadatakse või osaletakse või palju arvamusi antakse. Et tõenäoliselt need viisid on muutumas või juba muutunud ja see on see tuleviku suund. Ja samamoodi, mis puudutab siis tuleviku teenuseid ja osalemise võimalusi, uued vormid, uued lähenemised peavad tulema meil koostöös siis sihtgrupiga ja koostöös kogukondadega, sest et ma arvan, et sellised on päris palju ka meie inimeste ootused. Nüüd natukene sellest, et mis siin slaidi peal on mõistetena välja toodud. Need kaks esimest, kogukonna omavalitsus ja KOV kui teenuspunkt, on võib-olla sellised traditsioonilised omavalitsuse lähenemised. Esimene siis viidegi sellele samale usaldus- ja esinduskogule, meie selline volikogude süsteem. Samal ajal KOV kui teenuspunkt, mida ka täna ju omavalitsus ja omavalitsuse asutused on. Sa saad koha peal teenuseid suhtluskodanikega ja siin meie mõte, mida me püüame ka Elva vallas edasi viia erinevate valdkondade vaates, on see, et me tahaksime, et meie hallatavad asutused, raamatukogud, rahvamajad oleksid midagi enamat kui siis raamatukogu raamatute laenutamise punktina, rahvamaja ma ei tea, kultuurisündmuste läbiviimise paigana. Et tegelikult selliste uute teenuste arendamine vastavalt inimeste soovidele ja ootustele on hästi tähtis ja siin saab tegelikult ära kasutada seda olemasolevat võrgustikku. Ja raamatukogudega meil juba Marika sinuga aruteludest mõnda aega tagasi on ikkagi väga selge plaan muuta need kogukonna keskusteks. Identiteediruum. Me kindlasti kõik omavalitsuste töötajad oleme kokku puutunud sellega, et kuidas kogukonnad tegelikult tekivad mingite mõne identiteedi teema põhjal, olgu selleks identiteedi teemaks või ühendavaks teemaks, näiteks mingi vaidlus või mingi intriig. Et siin on ka tuleviku omavalitsuse roll olla see võib-olla natukene ka intrigeerija ja et luua seda ühist ruumi ja uusi mõtteid ja uusi platvorme sellest tulenevalt. Ja teenusomavalitsus siis tuleviku vaates võiks siis lähenedagi selliselt, et need teenused oleksid elanike jaoks mugaval viisil kättesaadavad, alustades võib-olla e-teenustest, miks mitte erinevate klastriteni, haridusklaster, võib-olla üks selline näide. Aga Marika. Ja, et kohalik omavalitsus on selline huvitav organisatsioon, kus tegelikult juht valitakse poliitilise kokkuleppe tagajärjel. Ja me ei tea tegelikult, mis on selle juhi taust, mis on tema oskused, kompetents seda kõike meeskonda juhtida. Ja see on nagu huvitav väljakutse. Et tegelikult, kui me räägime sellisest organisatsiooni juhtimisest, siis seal on väga suured väljakutsed, mida üks juht lahendama peab ja üks võtmekoht tegelikult on see, et ta peab tegema seda läbi eeskujude.
Ja minu arvates me Eestis ikkagi liiga vähe räägime omavalitsusjuhtide juhtimise oskusest ja selle täiendamisest. Et meil on küll väga palju erinevaid koolitusi ja arenguprogramme selliste teemade nii-öelda selgeks tegemiseks, mis on ka väga olulised, aga ikkagi, kuidas me siis kogu selle ressursi, mis meil täna KOV-ides on, kus on vallavalitsused, linnavalitsused, lisaks tegelikult sadu inimesi hallatavates asutustes, kuidas me selle kõik tööle paneme, et selleks on nagu väga vaja ikkagi mõelda sellele juhtimisteemale ja sellega tegeleda. Et ma arvan, et ammu enam ei ole omavalitsustes arengukava selline dokument, mille peab tegema ja mille saab võib-olla naaberomavalitsuselt maha kirjutada. Et ma loodan, et see on ikkagi selline protsess, see on dokument, planeerimisriist, mida võetakse nagu tõsiselt, kus prioritiseeritakse oma tegevusi ja tulemusi. Nagu me siin enne kuulsime, siis üks omavalitsus juba ütles, et näed, neil on arengukavasse pandud ühe sihina tegevusena tegeleda täiskasvanud haridusega, siis see ongi hästi oluline ja ma arvan, et meil sellega juba on pigem hästi. Järgmine teema on see, et kui meil on need arengukavad strateegiad vastu võetud, kuidas me neid oskame kasutada oma igapäeva juhtimises. Et kas me lihtsalt tegeleme nende tulekahjudega, laseme minna isevoolu teed või me ikkagi suudame võtta selle plaani ette, teha sinna taha väiksemad plaanid, näiteks arengukava, tegevuskavale ikkagi meie kogemus on see, et osakonnad teevad nii-öelda sinna oma plaani igaks aastaks juurde, mida nad siis regulaarselt ikkagi nagu analüüsivad ka, et kuidas siis selle arengukava täitmisega läheb. Loomulikult on siin oluline seda tähele panna, et kui elu toob ette mingi uue võimaluse, kui avaneb mingi aken või uks, et siis me ei saa jääda kinni sinna öelda, et oi, me ei tegele sellega, sellepärast et meil ei ole seda plaanis kirjas. Siis tuleb olla paindlik, sellele reageerida, plaanid ümber teha ja see võimalus ära kasutada. Andmetel põhinev juhtimine on kindlasti tuleviku teema nii ettevõtetes kui ka omavalitsustes. Et tegelikult meil on kogutud väga palju andmeid, meie eest kogutakse väga palju andmeid. Küsimus on selles, et kas me oskame neid piisavalt hästi kätte saada, kas me oskame neid ära kasutada enda jaoks, kas me oskame neid nagu analüüsida, kas me oskame nende põhjal teha otsuseid. Et ma väidan, et siin on meil ikkagi väga-väga palju arenguruumi ja see on teema, millega me võiksime tegeleda. Et kui tuua nüüd see näide, siis sama, millest üks omavalitsus rääkis, need noored, siis tegelikult need andmed on meil ju nagu olemas ja see on see, mille pealt me tegelikult tegutseme ja neid plaane nagu seame, aga neid võimalusi on tegelikult veel. Tulemusjuhtimine on see, et me teeme asju, aga kas me oleme enda jaoks mõtestanud, mis me siis sellega saavutada tahame? Et kui me nüüd täna räägime täiskasvanud õppest, siis miks me seda teeme? Et sellest Kertu räägib kohe hiljem lähemalt, aga põhimõtteliselt te saate aru, et tegelikult on vaja selle täiskasvanud õppega tegeleda, sellepärast, et see toob teile muid võimalusi, see toob omavalitsusele kasu juurde. Teaduspõhine juhtimine, et me arvame, kasutame väga palju oma sellist kõhutunnet, oma kogemust, mis on ka väga õige ja seda peabki nagu tegema, aga tegelikult on väga palju teaduspõhiseid lähenemisi, mis on juba uurinud, kas see asi töötab või ei tööta. Et siin on väga hea näide, on ennetustöö näide, et kui me kõik arvame, et kui me saadame ühe uimasti sõltlase kooli rääkima sellest, kuidas tema on uimasti sõltuvusest välja tulnud, siis tegelikult on see teaduslikult ära tõestatud, et see ei tööta meetodina, et see tegelikult ei avalda mõju, mida me võib-olla arvame nendele noortele, kes siis seda lugu kuulevad. Loovjuhtimine. See on nüüd väga selline minu viimase üks lemmikteemasid, et see tegelikult tähendab seda, et me peame suutma oma meeskonna panna loovalt mõtlema, innovaatilisi ideedele nii-öelda suunama ja oleme nagu selline loominguline. Et eile olin just ühel koolitusel, kus räägiti sellisest võimu ajateljest. Kui me tegelesime koriluse ja karjatamisega, siis oli selline meie kõige nagu olulisem kapital oligi see söök, mis oli kõige tähtsam, et inimesed saaksid söönuks, selle nimel tehti koostööd. Kui me liikusime põllumajanduse poole, siis muutus kõige tähtsamaks maa. See, kes olid maaomanikud, need nii-öelda suutsid siis teistest rohkem siis nagu
anda ühiskonnale tagasi, nad muutusid jõukamaks ja see sealt edasi kasvas see tööstusrevolutsioon, kus kõige olulisem oli see kapital. Kellel oli kapital, see oli see, kes lõi jõukust. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et me oleme infoajastus, infoühiskonnas, siis teate, mis on see kõige olulisem asi? Selleks ongi loovus. Ehk siis see, kuidas me täna oskame inimesed panna tööle selleks, et lahendada mingeid probleeme ja teha seda loominguliselt. See loovus ja see inimeste kaasa haaramine on tegelikult see kapital, mis kunagi iidsetel aegadel oli lihtsalt söök või maaressurss. Ja väärtuspõhine juhtumine on mingi hetk oli väga-väga populaarne, et me kõik sõnastasime oma väärtused. Elva vallal on avatus, kaasamine, nutikus, säästlikkus. See kõik on väga õige ja tore, aga tegelikult tihtilugu see sinna lõpebki. Et me paneme need kuskil arengukavasse kirja, heal juhul on see meil kuskil seina peal kirjas, aga tegelikult küsimus on selles, et kas me oskame neid väärtusi ka igapäeva juhtimisse rakendada. Et kui meil on avatus, siis me ei saa näiteks ära jätta, kui meil on väärtuse avatus, siis me ei saa näiteks ära jätta seda, et me ei küsi inimestelt millegi kohta arvamust, sellepärast et me läheks oma väärtustega vastuollu. Kui meie väärtus on kaasamine, siis me ei saa olla suletud ja ise ära otsustada ja teha. Ehk siis mõte on selles, et kuidas me igapäevaselt neid väärtusi siis oma juhtimisse rakendame. Lähme edasi. Just. Ja jõuame siis selle miksi juurde, et miks on vaja täiskasvanuid õpetada. Ja mõned märksõnad, mis meie välja pakume nendeks põhjendusteks. Esiteks, luua parim elukeskkond. Teiseks, need ei ole siis prioriteetsuse järjekorras. Pakkuda mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi. Samal ajal suurendades ka omavalitsuste maksutulu selles loogikas, et kui see rohkem elanikke on kõrgemate oskuste ja võimekusega, siis tõenäoliselt teenivad ka suuremat töötasu. See kodanikega dialoogi astumine on siis, kui Marika rääkis ennem sellest juhtimisplokist, mis on tema lemmikteema, siis ma arvan, et see dialoogi teema võib natuke minu lemmikteema olla, et ühtepidi selleks, et muuta info kättesaadavaks, kaasata ja koos luua, me vajame publikut, kes suudab seda ka vastu võtta. Ja ma usun, et me kõik omavalitsustes tunneme puudust sellisest konstruktiivsest dialoogist ja sellest, et inimesed oleksid valmis ja tahaksid päriselt kaasa rääkida. Samal ajal täiskasvanute õpetamine mõjutab kindlasti ka seda, et kogukonna tunne on võimestatud ja nende oma algatusvõime on tõusnud. Ja loomulikult seesama mõista demokraatlikke protsesse. Ja Marika, ma ütlen vahepeal, et meil on umbes 7 minutit aega, et sa siis tead. Ei ole, meil on ikka rohkem ju. Aga ma usun, et see Kertu miks vastas sellele ära, et me peame sellega tõesti tegelema, sellepärast, et me tahame, et meie inimesed oleksid teadlikud ja et nad oleksid meile heaks partneriks dialoogis. Lisaks loomulikult me tahaks, et neil oleks hea elada ja et nad tooks meie omavalitsusele ka maksutulu. Aga korraks vaatame seda teooria kontekstis, seda õppimist on see, et on 3 liiki õpet, on formaalne õpe, mitteformaalne, informaalne. Et loomulikult need omavalitsused, kus täna on mõni kutse või kõrgkool, neil on väga hästi, nad saavad rohkem endale võib-olla elanike juurde õppejõudude näol, neil käib rohkem tudengeid, õpilasi läbi, nad saavad võib-olla olla paindlikumad täiend ümberõppel, kaasa rääkimisel, aga meie täna sellest formaalsest poolest ikkagi ei räägi, et need on erandid. Et meie räägime sellest mitteformaalsest õppes peamiselt, mis tähendabki seda, et see on eesmärgistatud, tal on kindel struktuurprogramm, ehk siis tegelikult me räägimegi peamiselt koolitustest ja erinevatest töötubadest, erinevatest keeleõppest, erinevatest, kunstiringidest, kus meil on selline struktuurne plaan, et me kutsume inimesed midagi õppima. Kui nüüd informaalsest õppest rääkida, siis see tegelikult tähendab seda, et me võime õppida kust tahes. On see, et me kuuleme täna mõne korraks mõtleme, kuuleme raadiost midagi, me lähme külla, me saame midagi head teada, et me võime õppida kust iganes ja selle informaalse õppe puhul on huvitav see, et sa isegi ei pruugi märgata, et sa midagi õppisid. Et võib-olla väga hea näide on selline leiva küpsetamise näide, et kui ma lähen õppima kokaks,
siis on see formaalne õpe, ma saan kokaks, ma oskan leiba küpsetada. Kui ma lähen leiba küpsetamiskursusele, siis on see mitteformaalne õpe, ma õpin, kuidas leiba küpsetada. Kui ma lähen Kertule külla ja ta samal ajal küpsetab leiba, siis ma õpin tema kõrvalt, et ahah, selline nipp on leiva küpsetamisel. Ja see on informaalne õpe, et ma ei läinud seda teadlikult tegema, aga ma õppisin selle külaskäigu jooksul seda, kuidas paremini siis nagu leiba küpsetada. Aga enne kui me lähme nagu veel selle juurde, et näidata teile, miks nagu peaks selle täiskasvanud õppe ja haridusega tegelema, siis korraks keskenduks ikkagi nendele meie töötajatele, kes on omavalitsuses ja nii-öelda nende õppele ja arengule. Et loomulikult professionaalne areng on väga oluline. Me siin enne ka kuulsime, et osa seltskonnast on teisel koolitusel. See on täiesti elementaarne, et ametnikud, töötajad hoiavad ennast professionaalsel tasandil kursis viimaste uuendustega, nad nii-öelda käivad koolitustel ja hoiavad nii-öelda ennast vormis. Siis teine teema, mille osas me peame rohkem nagu õppima, on tegelikult võtta vastutust ja olla lahenduskesksemad, siis eriti omavalitsussüsteemis. Et tegelikult juhid ütlevad, et kõige paremini töötab ja motiveerib inimesi see, kui sa teed talle selgeks visiooni, kuhu me tahame minna ja sa annad talle vabaduse sinna jõuda. Ehk siis KOV-süsteem on natuke bürokraatlik. Meil on selline osakondade ametite süsteem. Meie Elvas proovisime teha rohkem meeskonnapõhiseid tiime, kaasasime kohe lahenduse või eelnõu välja töötamiseks siis korraga punti juristid, finantsinimesed, kommunikatsiooniinimesed, need erialaspetsialistid, et nii-öelda lahendada seda probleemi ja mitte jääda kinni nendesse silodesse, osakondadesse. Et see ei olnud lihtne, et seal tekkis nagu ikkagi see teema, et aga kes siis ikkagi see minu ülemus on, kuidas see ikkagi minu vastutus on nii-öelda ära jagatud, aga ma julgen seda soovitada, see on väga efektiivne. Loomulikult käib ka selle õppimise juurde enesejuhtimise oskus, et kuidas mina oskan oma aega planeerida, prioritiseerida, kuidas hoida tasakaalu oma vaimse, füüsilise tervise vahel, kuidas nii-öelda ennast arendada. See kõik on ka õppimise osa ja väga oluline. Inspiratsioon, et kui te tunnete, et te olete jäänud kuskile kinni sinna oma valda ja ei ole enam uusi mõtteid peale tulemas, siis soovitangi tulla selliste üritustele nagu täna ja ammutada seda inspiratsiooni väljaspoolt, käia korraks, hingata värsket õhku ja saada teiste mõtteid. Loomulikult on hästi oluline see, et julgus katsetada. See on avalikus sektoris keeruline, sellepärast, et kui midagi läheb pekki, siis me tahame kohe teada, kes on süüdlane, kes on vastutav. Meil on kindlasti opositsioon, kes valvab, et me ei teeks vigu, aga tegelikult, kui me tahame olla avatud innovaatilised, siis me peame olema valmis selleks, et kõik ei õnnestu. Ja lõpetuseks siis tõesti see persoonibränd, millele ka mõelda on nagu see, et meie täna omavalitsustes ju kujundame ka seda omavalitsuse mainet läbi selle, kuidas me ise oma tööst räägime, kuidas me oma omavalitsusest räägime ja see on ka nagu hästi oluline, et me oskaks seda märgata, tähele panna ja õppida ka seda poolt märkama. Nii, aga Marika, meil on veel 3 minutit jäänud. Ma libiseksin siin mõnest teemast natuke kiiremalt. Minul ütleb, et on 13 minutit nagu, natuke hiljem alustasime. Olgu, aga igal juhul veel kord välja tooduna siis erinevad need dialoogiplatvormid ja võib-olla mida ma siit välja tahaksin eraldi tuua, on see viimane digioskuse nõustaja, et see on võib-olla üks selline näide. Elva vallas ei ole digioskuste nõustajat veel, aga see on võib-olla üks selline näide, et kuidas mõelda natuke kastist välja ja inimeste vajadusele vastu tulles. Et Marika siin järgnevate slaidide juures räägib ka sellistest võib-olla uutest abistamisviisidest, et inimesi sellel teekonnal aidata. Aga kuna meie oleme väga selgelt liikunud nende erinevate e-lahenduste ja virtuaalkeskkondade kasutamise poole ja et aidata siis kaasa ka neid, kes võib-olla ei oska neid asju veel hetkel kasutada. Ja üks teema, mida ma tahaksin siin ära märkida, aga kuna meil on aega pisut vähe, siis ma pikemalt ei peatu, on rohepööre. Ja miks ma sellest täna siin räägin, on just sellest, et see nõuab meilt kõigilt, nii inimestelt, kodanikena kui vallavalitsuse töötajatena väga suurt mõtteviisi muutust.
ja see mõtteviisi muutusega peavad kaasas käima ka uued teadmised, uued oskused ja võib-olla mõne traditsioonilise lähenemise ümberpööramine. Et meil on Eestis ka väga palju ägedaid näiteid, aga minu viimane inspiratsioon on õppereisilt Norras, kus siis juba aastaid mõnes omavalitsuses on täiesti kirjutamata reegel, et ühtegi riigihanget ei tehta mitte roheliselt nii-öelda. Ehk siis riigihanke ülesehitamisel jälgitakse väga selgeid nõudeid, et olla keskkonna ja loodussäästlik või näiteks, et ühelgi valla poolt ehitataval objektil ei tohi kasutada sõidukeid, masinaid, mis tarbivad fossiilkütuseid. Need on ebamugavad pöörded. Loomulikult Norra on meist ka valgusaastate kaugusel mõnes mõttes, aga esimesed sammud saame teha meie siin ja minu nägemus on sellest, et omavalitsused peavad olema nende tegevuste juures inspiratsiooniks ja eeskujuks. Alustades kas või selleks, et näiteks meil Elvas, kui vallamajja tekkisid prügikastid, siis me kuulasime ainult seda pahameelt töötajate seast, aga tänaseks on sellega kõik harjunud. Või me ei osta endale vallale enam fossiilkütustega sõidukeid. Ma tean, et mitmed vallad ei tee seda, meil veel hetkel on, et siin on erinevaid võimalusi. Aga Marika, ole hea, sinu lava on sinu. Ja, et tõesti, kuna meil aeg surub peale, siis ma usun, et terve inimene ja terviseteadlikkuse teema ja ennetustöö sellel osas on tegelikult see, mida omavalitsused ka paljuski teevad, aga seal saab minna oluliselt nagu kaugemale ja teha seda veel süsteemsemalt, et vaimne tervis kindlasti on teema, millega me peame KOV-ina tegelema, liikumisharjumuste edendamine on teema, millega me peame tegelema. Jah, me ka tegeleme, aga võib-olla tuleviku omavalitsus me peame võtma uue hüppe, et võib-olla me peamegi võtma tööle tervisenõustajad, liikumisnõustajad, elustiilinõustajad, heaolunõustajad, õnnespetsialistid, sellepärast, et meie ju tahame, et meie inimesed elaksid kauem ja nad elaksid nagu tervena. See on otseselt kasulik meile omavalitsustesse. Lähme edasi. Vanemaharidus. Ma arvan, et selle 7 aasta jooksul üks põletavamaid ja valusamaid teemasid on tegelikult kaasav haridus. Et me kõik teame, et neid lapsi, kes on keerukad nii-öelda kellega on keerukad olukorrad, need probleemid, mis tekivad laste katkiste peredega, lahutustega, et see on nagu teema, mille tagajärgedega me tegeleme. Meil on rohkem lastekaitsespetsialiste, psühholooge, sotsiaalpedagooge. Me oleme kogu aeg hädas, et meie õpetajad ei saa hakkama, meil ei ole piisavalt tugispetsialiste. Tegelikult me peame rohkem suunama tähelepanu ka vanemaharidusele ja sellisele varasele ennetamisele. Et siin on näiteks seesama perepesa või imelised aastad või Gordoni perekool. Jah, paljud sellega tegelevad, aga seal on võimalik nagu veel rohkem seda teha, et me ei saa mõelda, et lapsevanema enda asi on see, kuidas ta oskab lapsi kasvatada. Ei, sellepärast, et meie tegeleme selle tagajärjega, mis on tekkinud sellega, et meie vanematel tegelikult on ikkagi puudulikud vanemlikud oskused. Lähme edasi. Kultuur, üks minu teine lemmikteema. Loomulikult ka kultuur on see koht ju, kus saab õppida ja mis on otseselt ju täiskasvanud õppe. Et see, kui õpitakse uued tantsusammud, uued laulud, uued käsitöö, mustrid, kuidas heegeldada, kududa, see kõik on ju ka õppimine, aga samas on see kultuuri ja traditsioonide hoidmine. Ja me peame sellega nagu tegelema. Ma arvan, et kõik saalis nõustuvad, et kultuur on see, mis on meie kogukonna süda või mootor, mille ümber nii-öelda inimesed tulevad kokku, mis neid liidab ja sellepärast on see teema hästi oluline. Loomulikult ka kultuur kui meelelahutus, et seda peab inimestele pakkuma, see aitab hoida vaimset tervist tasakaalus ja see kindlasti on lõbus, et võib-olla me tihtilugu olemegi liiga tõsiseks muutunud ja seda fun'i poolt on natuke vähem. Ja kultuuriharidus on selline südameteema, et tegelikult me peame kultuurikorraldajatena ja kultuuripakkujatena mõtlema ka seda, et kui meil sinna väiksele džässikontserdile või mõne kirjanikuga kohtumisele või mõnele klassikakontserdile ei tule täis maja, siis ei tähenda seda, et me ei peaks pakkuma seda oma inimestele, vaid see tähendab seda, et me peame alustama selle pakkumisega juba oluliselt varem lastest koolist pihta, et kasvatada seda publikut. Et nii-öelda me ei saa nagu teha ainult neid pidusid, kus on täis maja, vaid me peame nii-öelda pakkuma ka erinevaid võimalusi, et inimesed nagu harjuksid ja õpiksid nii-öelda ka uusi kultuuriliike nautima ja tarbima. Ja veel viimane teema.
ja sorry, Marika, viimane teema, mida ma lihtsalt põgusalt kommenteerin selle mitteformaalse organiseerumise viiside all näited Elva vallast, et meil on väga hästi käima läinud sellised kogunemisklubid või sellised organiseerumise viisid. Siin on välja toodud loovhommikud ja mentorklubid. Kohe tahame käivitada ka sellise keskkonnaalase võrgustiku, et meie poolt on esinejad, meie poolt on üritused, meie poolt on kõik see, mis on vaja. Inimesed tulevad lihtsalt kohale ja mentorklubi vaatest küll algatus tuli tegelikult toona ettevõtjatelt endilt, et nad saaksid omavahel paremini tuttavaks, saaksid inspiratsiooni ja tegelikult see tuhin neis kestab siiamaani ja loovhommikud siis keskenduvad täiesti eraldi loovettevõtjatele ja samuti väga kenasti tööle läinud. Ja nüüd me siis kokkuvõtlikult ütleme tuleviku omavalitsuse kohta järgmist. Palun, Marika, ole hea. Ja selleks, et kõike seda teha, millest me rääkisime ja võtta suund, siis tulebki julgelt suurelt mõelda, kirglikult südamega eest vedada, olla avatud kõigile uuele, arvestada inimeste soovidega, kasutada disainmõtlemise meetodid, teenuse disaini, et mitte mõelda, et meie teame, kuidas asjad käivad, vaid ikkagi nii-öelda koos inimestega see läbi mängida ja loomulikult on vaja head meeskonda ja ma omalt poolt tõesti ütleks lõpetuseks, et mul on nii hea meel, et teid saalis on 15, see on peaaegu 5% omavalitsustest, kes täna nagu päriselt mõtlevad ja tahavad tegeleda täiskasvanud õppega. Sellepärast, et see ei ole midagi kohustuslikku, et mida KOV-id peavad tegema, aga tegelikult teie ju täna olete juba aru saanud, et see on asi, mida te tahate teha, sellepärast, et te mõistate, et sellest on päriselt teie inimestele, teie omavalitsustele nagu kasu. Ehk siis väga edukat ja ägedat päeva teile täna ja ma loodan, et need mõtted, mis te olete välja käinud, et need kõik õnnestuvad. Ja mina veel omalt poolt siia viimasele slaidile lisaks julgustaksin siis muutma mõtlemise suunda ja vaatama asju mõnikord teise nurga alt. Et aitäh teile ja hea meelega võtaks küsimusi, kui korralduspublik või korraldustiim lubab.